Hea sõber, kui me mõtleme piibli kangelastele, siis tulevad meile enamasti meelde suured nimed ja dramaatilised sündmused. Taavet ja Koljat, Simsoni vägiteod või Gideoni võidud. Aga mis saab siis, kui su elu ei koosne suurtest imedest ja võimsatest lahingutest? Kas Jumal kasutab ka halli argipäeva või uinutavat heaolu oma eesmärkide saavutamiseks? Täna keskendume kahele mehele, kes on jäänud piibli suurte sündmuste keskel kuidagi üsna varjule ja nendeks on Iisraeli kohtumõistjad Toola ja Jair. Nende elu ja tegevust kirjeldavad vaid 5 lühikest salmi kohtumõistjate raamatu 10. peatükis, siis esimesed 5 salmi ja kuulakem neid. Ja pärast Abimelekit tõusis Iisraeli päästma Toola, Toodopoja ja Puuapoeg, isaskarlane, kes elas Saamiris Efraimi mäestikus. Tema mõistis Iisraelile kohut 23 aastat, siis ta suri ja maeti Saamirisse. Ja pärast teda tõusis gileadlane Jair ja mõistis Iisraelile kohut 22 aastat. Temal oli 30 poega, need ratsutasid 30 eesli seljas ja neil oli 30 linna, mida tänapäevani hüütakse Jairi telklaagriks. Need on Gileadi maal. Jair suri ja maeti Kaamonisse. Aamen. Vaadelge, mida me võiksime siis nende meeste elust õppida. Piibel ütleb, et pärast eelmise valitseja Abimeleki verist ja omakasupüüdlikku valitsusaega tõusis Iisraeli päästma Toola. Ta oli Issaskari suguharust, Toodopoja Puuapoeg, kes elas Efraimi mäestikus Saamiris. Ta mõistis tervelt 23 aastat kohut. Mida me võiksime siis temast õppida? Pärast raskeid ühiskondlikke vapustusi ja verevalamisi nõudis uus olukord nähtamatut ja kurnavat tööd ning alandlikku murdumatust, et olukorda kuidagi stabiliseerida. Muistne tekst on peitnud selle olukorra heebreakeelse nimede etümoloogiasse. Nimi Toola tähendab heebrea keeles uss, see on tohutu kontrast tema eelkäija Abimelekiga, kes ennast ise ülendas. Uss sümboliseerib siin madalust ja alandust. Tema isa Puua nimi tähendab kõnelemist ning vanaisa Toodo tähendab tema armastatu. Kui need tähendused kokku panna, saame üsna kauni vaimuliku pildi. Kõik, mida Toola räägib, saab alguse jumalikust armastusest ja südame alandlikkusest. Toola tõusis Iisraeli päästma, kuid see ei olnud mitte tänu mingile sõjaväelisele võidule, vaid tänu stabiilsuse taastamisele pärast anarhiat ja vägivalda. Toola elas Saamiris, mis tähendab teemantit. Teemant räägib ühest küljest särast ja ilust, teisest küljest aga ka kõvadusest ja muutumatusest, stabiilsusest. Tõeline alandlikkus on nagu teemant. See särab, aga ükski solvang ja raskus ei suuda selle olemust samal ajal ka murda. Toola valitsusaeg õpetab meile, et pikaajaline, vaikne ja rahulik ustav töö on Jumala riigis hindamatu väärtusega. Pärast Toola surma tõusis kohtumõistjaks gileadlane Jair, kes juhtis Iisraeli 22 aastat. Jair oli hoopis teistsugune mees. Tema elas nii-öelda Toola töö viljadest. Ta juhtis rahvast juba heaolu ühiskonnas,
Piibel kirjeldab seda heaolu ja jõukust nii, tal on 30 poega, kes sõitsid 30 eesli seljas ja neil oli 30 linna Gileadimaal. Need hüüti Jairi telklaagriteks. Jairi nimi tähendab sõna-sõnalt siis valgustaja. Tema kodupaik Gilead tähendab tunnistajat. Me näeme siin seni saavutatu ja edasi arendatud võimaluste positiivse mõju nagu laienemist. Seda näitab ka poegadele kuuluvate linnade arv ja ka eeslite arv, mis olid toona kõige levinumateks liiklusvahenditeks. Nimetus Habikot Jair ei tähenda algkeeles ainult telklaagrid, vaid sõnad ka Jairi elusid. See tähendab, et seal, kus elasid Jairi pojad, paistis sama valgus, mis ta isa elas. Just nii levibki jumalik valgus, iga usklik vastutab oma isikliku väikese ringi ja kogukonna eest, just nii nagu Jairi pojadki. Niisiis, Jairi ajast oli Iisraeli jaoks majandusliku õitsengu aeg. Eesli seljas ratsutamine on piibelik rahu, edu ja valitsemise sümbol. Tuletage meelde Jeesust, kes ratsutas eesli seljas Jeruusalemma. See oli rahu nagu sümbol. Kuid siin peitub ka sügav vaimulik koht, mida Jairi lugu meile meelde tuletab. Jairi ei kirjeldata suure vaimulik elu reformaatorina või väga suure valgustajana, küll aga eduka administraatorina ja patriarhina. Kuid koos edukuse ja õitsenguga astume ka uuele lahinguväljale. Majanduslik stabiilsus ja õitseng ei tähenda alati vaimset ja vaimulikku ärkamist. Positsioon ja rikkus võivad käia käsikäes ka vaimse loidusega. Mugav elu võib ka uimastada nii-öelda. Kui me võrdleme nüüd neid kahte meest, Toolat ja Jairi, näeme me tegelikult ka kahte faasi nii Kristusega kui ka kristlaste rännakus. Ühest küljest alandlik ja kannatlik kaasinimeste teenimine, teisest küljest ustava teekonna viljade nautimine ja nägemine. Tahtmatult küsime, kus oleme meie paresti oma eludega? Millised väljakutsed, võimalused ja ohud iseloomustavad meie olukorda? Kui sa vaatad oma praegust eluetappi, siis sa samastuksid kellega, kas Toola või Jairiga. Oled sa hetkel nagu Toola, kes taastab vaikselt korda pärast segaseid aegu ja teeb ustavalt tööd, mis paljudele ehk silma ei paistagi, või oled sa sattunud Jairi mugavustsooni, kus stabiilsus ja edukus on hakanud varjutama sinu vaimset ärksust. Otsige siis Jumala juhtimist nii vaikse töö kui ka õitsenguaegadel. Järgmine kord vaatleme rahva järjekordsest langemisest ja ammonlaste rõhumise perioodist, mis siis toimub. Aga seniks kohtumiseni.